on üks seisund, milles elab väga suur hulk inimesi, kes näivad välja edukad, tegusad ja isegi ratsionaalsed. Mentorina ja koolitajana ma näen seda mustrit kordumas mitte ainult juhtide ja ettevõtjate juures, vaid absoluutselt kõikide inimeste puhul, kes objektiivselt kõrvalt vaadates võiksid juba tegutseda, aga mingil põhjusel seisavad paigal ja ootavad. Selle mustri nimi ongi ootamine. Kui inimene ütleb, et ta näiteks ei ole veel valmis, siis väga tihti ei räägi ta faktidest. Ta räägib sellest, et ta ootab paremat hetke. Ta räägib sellest, et ta ootab, et tunne oleks parem. Ootab seda, et kahtlus kaoks. Ootab, et keegi või miski annaks väljaspoolt loa tegutseda. Kõik need ootamise põhjused kõlavad mõistlikult, aga lõpuks ei vii mitte ükski neist meid edasi. Ootamine kui tegevus ise ei ole probleem. Probleem tekib siis, kui inimene ei saa enam aru, et ta ootab. Ja siis ootamisest saab elustiil. Ma mäletan, et üks mu sõber ütles aasta tagasi, et kuule, kas sulle ei tunde, et kõik justkui ootavad midagi? Et elu oleks nagu mingi ootesaal, kus kõik istuvad oma pilet näpus ja ootavad, et nende number ekraanile ilmuks. Nüüd, see tundus mulle täiesti loogiline, sest me ootame pidevalt midagi. Kes ootab, et krüptoturud tõuseksid, kes ootab, et nad langeksid, kes ootab sõja lõppu, kes loeb päevi puhkuseni, kes loeb peas aastaid, kuni lapsed on suuremad, mõni ootab, et midagi muutuks, mõni ootab, et jälle kõik oleks täpselt samamoodi nagu varem oli. Ja just nagu Kafka ütles, et kogu elu on üks pikk järjekord. Me ei tea täpselt milleks, kuid me seisame kusagil kannatlikult uskudes, et kusagil seal eespool on vastused, mille nimel tasub praegu oodata. Kui palju inimesi istub töökohtadel, mis neile ei meeldi, sest nad ootavad paremat võimalust? Kui palju ettevõtjaid hoiab kinni ideest oma peas, et peab olema rohkem kapitali, rohkem teadmisi, rohkem julgust, enne kui nad tegutsevad või viivad ellu mingi mõtte ja otsuse? Kui palju inimesi veedab aega suhtes ja viivitab suhte lõpetamisega, mis on ammu läbi, või armastuse väljendamisega, sest nad ootavad kinnitust, et see otsus on õige. Nüüd ma ütlen kohe ära, et minu lahendus ei ole järjekordne just do it tüüpi eneseabiõpetus, mis teeb ootamise valeks ja tegutsemise õigeks. See, millest ma siin videos räägin, on enese sügavama mõistmise protsess, kus me hakkame märkama, millal ja kuidas ootamine meie elus ilmneb, millest see koosneb ja mida see tegelikult varjab. Seega ei ole küsimus selles, kas oodata või mitte, vaid milline on meie suhe ootamise tundega iseenda sees. Nüüd, ole endaga aus. Kas sinus on taustal kusagil ootamise kogemus? Selline peen, nähtamata passiivsus olevikus. Või hoopis ootus enda suuremasse aktiivsusesse kusagil tulevikus. Ootamise tunne on paljudele meist saanud niivõrd omaseks, et me ei pane seda enam isegi tähele. Nii nagu me ei märka oma, kõrvade olemasolu ega vasakut silmalaugu. Ilmselt sa nüüd märksid, kui see tähelepanu sinna viid. Väidan, et inimene, kes ootab midagi tulevikus, kardab suure tõenäosusega midagi olevikus. Kui sa istud hambaarsti toolis ja tajud hirmu, võib kujutlemine tuleviku hetke, kus see kõik on juba möödunud, pakkuda ajutist leevendust. Mäletan, kuidas enne 10. eluaastat ma käisin korduvalt põsskoopa puhastamisel. See oli tol ajal protseduur, mis tollaste ravimeetodite juures tähendas ilma tuimestuseta umbes 7 sentimeetri pikkuse terava ora torkamist läbi ninasõõrme otse põsskoopasse. See oli nii rets. Nüüd vanaema, kes mind nendel vereplekkides tulvil õudusseanssidel toetas, rääkis mulle alati, kuidas Alar, pärast lähme McDonaldsisse ja ma saan valida ükskõik millise, eile. Ja nii siis istudes arstitoolil, terroris, abituna, käed kinni seotuna, eraldus osa minu teadvusest, sellest julmusest tulvil hetkest olevikus
ja kolis mõttelisse McDonaldsisse hetke tulevikus, kus oli parem olla. See tähendab, et ootamine ei ole lihtsalt passiivsus, vaid ühtepidi on see viis nihutada tähelepanu eemale hetkest, mida meie närvisüsteem ei suuda hetkel praegu välja kanda. Kui me harjume ootama, harjume me aga samas ka vältima. Ja kui me harjume vältima, muutub ootamine nähtamatuks mustriks, mida me ei oska isegi taustal enam ise märgata. See vältimine ei ole neutraalne. See tekitab kehas ja teadvuses sellise püsiva pinge. Me ootame põhimõtteliselt, et miski saaks läbi sama palju, kui et miski algaks. Vaata, siin on teine paradoks. Lõppeks üks, et algaks teine. Ehk igal juhul midagi muud kui see, mis parasjagu on. Sest kui see, mis on, oleks okei, siis me ei ootaks ju midagi muud. Näiteks kui kurbus oleks okei, siis me ei ootaks rõõmu. Kui igavus oleks huvitav, siis me ei ootaks põnevust. Kui hirmutunne oleks teretulnud, siis me ei vajaks lootust. Seega ootamine on justkui märk iseendast olevast konfliktist. Tahan midagi, ei taha midagi. Mingi tunne vajab endas eemale tõukamist ja millegi järgi toimub siis samal ajal püüdlemine. Ja seetõttu on ootamine nagu keha, mis on pidevas valmisolekus põgenemiseks või tegutsemiseks, kuid samal ajal seisab paigal. Me ootame sageli, et valu ja keerukus ära läheksid. Ja see on tavaline, sest nii tehakse. Aga see ei ole alati kasulik. Sest vaata, keerukus on oodata, et see lahkuks loob kannatuse. Nüüd sul on keerukus või valu ja ka ootus, et valu ei oleks. Ehk sul on topeltvalu. Ootamine on sellisel juhul valu eitamine. See on konflikt reaalsusega. Soov, et see hetk oleks midagi muud, kui ta on. Samas, mõnikord on ootamine ka tarkus. Kolmas paradoks. Nüüd lapsepõlves oli see minu viis end kaitsta. Kui reaalsus oli liiga valus, nagu ma ennem näitega tõin, siis ootamine oli viis luua distants, viis anda oma närvisüsteemile puhver, mis hoidis seda ülekoormuse eest. See ei olnud pelgalt kannatlikkus, vaid ellujäämisstrateegia. Kui ma vaatan sellesse kogemuslikult sisse, siis näen, et suur osa minu enda ootamise tundest pärineb ajast, kui minu närvisüsteem oli veel pidevalt ülekoormatud ühe väga lähedase inimese kurjuse tõttu. Nüüd kriitika, halvustamine, mõnitamine, ähvardused ja vahel ka vägivald. See poiss, kes ma kunagi olin, ei oodanud lihtsalt paremat homset. Ta ootas pääsemist, sest ta oli õppinud, et kui ootad piisavalt kaua, siis kevadine päike tuleb ja koos sellega linnud ja rohi ja kergem olemine. Ootad sünnipäeva ja ühel hetkel see saabubki, ootad jõule ja kui oled piisavalt kannatlik, tulevad piparkoogid, kelgutamine ja vabad päevad koolist ja loomulikult kingitused. Seega ootamisest sai lapsepõlves tuimesti. See, mis lapsena oli vajalik, aga ei pruugi sind ega mind täiskasvanuna enam samamoodi teenida. Mis juhtub, kui sa ei oota enam? Et tunne või olukord kaoks, vaid lubad selle lihtsalt olla. Küsi endalt. Mida ma praegu ei taha kogeda, et ma tahan midagi muud? Mis iganes vastuse sa leiad, võib-olla sa ei taha oma praegust abikaasat, tööd, keha, majanduslikku olukorda, ilma, interjööri, keskkonda või teatud inimesi enda ümber. Kui saad, siis mine võimalusel samm sügavamale. Küsi, mida need asjad sind tegelikult tundma panevad. Kui su praegune majanduslik seisukord näiteks valmistab sulle ebamugavust ja sa ootad väga, et asjad paraneksid, siis mida sa tegelikult tunned? Tõenäoliselt kusagil on hirm, mure,
või kahtlus või ebakindlus. Ja et neid tundeid mitte kogeda, lood sa endasse lootuse ja ootuse paremast tulevikust. Ja siin tekibki lõks. Kuna inimene ei suuda püsivalt elada lootuses ja ootuses, siis varem või hiljem vajub ta tagasi muretsemisesse ja kahtlusesse. Aga mis juhtub? Lihtsalt eksperimendi mõttes, kui sa lõpetad ootamise ja lootuse kasutamise selleks, et oma hirmu maskeerida. Kui sa viid oma fookuse otse hirmu ja kahtluse tundele ja koged neid sihipäraselt lõpuni ja lased neil lahtuda, siis minu kogemuses vabaneb tohutult energiat. Ja just siin toimubki murrang. Sa ei tee enam otsuseid sellepärast, et vältida ebamugavust või joosta lootuse poole, vaid sellepärast, et sa näed selgelt, mida on tõesti vaja nüüd praegu teha. Kui sa ootad näiteks, et sa oleksid julgem, siis ära oota. Koge kohe kõike, mida sa kardad. Sel hetkel, kui sa lased hirmul olla ja ei põgene, saad sa aru, siis sa oledki juba julge. Kui sa ootad, et oleksid töökam, siis astu sisse sellesse tundesse, mis paneb sind tegutsemist edasi lükkama või vältima. Ja sa avastad, et iseenda varjudega silmitsi seismine nõuab töökust, mida sa arvasid, et sul ei ole. Kui sa ootad, et näiteks keegi sind armastaks, siis koge kohe hirmu, et jääd igavesti ilma armastuseta. Koge, kui väga sa seda vajad. Ja avastad, et sellised tunded või selliseid tundeid saab turvaliselt kogeda ainult siis, kui sa suudad selle kõige keskel iseennast armastada. Või näiteks, kui sa ootad, et oleksid sportlikum, siis koge seda, mis takistab sind kohe praegu liikuda. Viibimine oma sisemiste takistustega nõuab sult vastupidavust, nagu maratonijooks. Ja kui sa suudad selle pingutuse vastu võtta, oledki sa juba sportlasele omase meelekindlusega. Nüüd ootamine on ka nagu valvsus. Ma mõtlen, et minu enda parimatel hetkel ei ole ootamine lihtsalt ootamine. See on sõna otseses mõttes valvsus. Paljud inimesed, kes selle teemaga pisut sügavamalt tegeleda viitsivad, õpivad, et ootamise teine külg on ajastuse tunnetus. Mitte kõik sammud ei ole mõistlik teha kohe. Tavaliselt, kui meil on pinges, meil on tunne, et kohe peab tegutsema. Seepärast ongi hea kõigepealt olla selle pingega. Ja siis seetõttu, kui sa pingega oled, siis avastad, et mõnikord on parim tegutsemine, mitte tegutsemine. Ehk siis ootamine saab muutuda oskuseks, võimeks koguda infot, jälgida, süstematiseerida ja tegutseda alles siis, kui ajastus on täpne. See ongi siis erinevus nii-öelda juhusliku ootamise ja teadliku ootamise vahel. Aga selle eelduseks on see, et sa õpid ootamise all olev hirmuga olema. Nüüd juhuslik ootamine on passiivne. See on vältimine, millest me ennem rääkimine, hirmus sündinud ootamine. See hoiab meid justkui staatilisena paigal. Teadlik ootamine on lubamine. See on ajastuse tunnetamine ja samas sügav kontakt iseenda ja elu loomulike rütmidega. Ja see ootamine loob tavaliselt selgust juurde. Sama põhimõte kehtib ka spordis. Võtame näiteks Muhamed Ali legendaarse poksilahingu George Foremaniga. See oli poksimats, mida enamik pidas ette otsustatud mänguks. George Foreman oli palju noorem, ta oli tugevam ja oma ajastu kõige hirmuäratavam poksija. Tema löögid olid sõna otseses mõttes hävitavad, vastased kukkusid ringi põrandale rekordilise kiirusega. Kui ta astus Aliga ringi, ootas kogu maailm, et see on päev, kus Ali langeb väga kiiresti. Aga Ali teadis midagi, mida Foreman ei teadnud. Kannatlikkus võib olla võimsam kui jõud. Ali ei rünnanud. Ta ei püüdnud Foremaniga otse vastanduda. Selle asemel toetus ta köitele, ehk seda kutsutakse nii-öelda rope-a-dope taktika ja lasi Foremanil väsimatult end rünnata, võttes vastu meeletu hulga lööke. Jäi mulje, nagu Ali oleks lõksus. Aga tegelikult oli ta ootamas. Ta ei ootanud võitu, vaid hetke, mil võit muutus vältimatuks.
7. raundis hakkas Foreman väsima. Tema löögid ei olnud enam sama jõulised. Ja siis 8. raundis nägi Ali võimalust, ta astus ette, lõi Foremani kiirete ja täpsete löökidega ning Foreman kukkus põrandale. Ali võitis ühe ajaloo kõige legendaarsema poksimatši. Ja ta ei võitnud, sest ta oli tugevam. Ta võitis, sest ta ei kiirustanud. Ta võitis, sest ta ootas õiget hetke. Õppides teadlikult ootama, ei tee sa enam 1000 liigutust, et jõuda sihtpunkti. Sa ootad hetke ja liigud ühe ainsa sammuga edasi 1000. Seesama loogika kordub eri ajastutel ja kultuurides. Mulle tulevad mõttesse erinevad väepealikud ja valitsejad erinevatest ajastustest. Näiteks viikingite kuningad nagu Ragnar Lothbrok või samurai shogunid nagu Tokugawa Ieyasu. Ilmselt hääldasin seda kuidagi väga imelikult. Nüüd enne suurte otsuste tegemist kujutatakse filme ja seriaale, vaadates neid tegelasi justkui omaette eraldatuna ja nagu nad ootaksid. Aga see on vaid pealispind. Tegelikkuses nad ei oodanud passiivselt, vaid tegid endasse sisemiselt ruumi juurde. Ragnar ja Tokugawa vabastasid end hirmust, lootusest, mõtetest ja plaanidest. Nad ei rippunud kinni vastuse ootamises, vaid märkasid enda sees, kui ootamine neisse tekkis ja puhastasid end ka sellest. Sest ootamine on usaldamatuse väljendus. Kartus, et ilma kontrollita ei juhtu mitte midagi. Kui ma tean kindlalt näiteks, et ettekandja tuleb mu lauda, siis ma ei oota, ma lihtsalt olen. Ootus tekib ainult siis, kui ma kardan, et mind ei märgata. Sel põhjusel harjutasidki valitsejad ja väejuhid, kuidas luua endasse vaikust. See võis kesta tunde või päevi ja paistis väljastpoolt vaadatuna passiivsusena. Aga tegelikult nad lõid tingimusi vastuse saabumiseks. See ongi, ma ütleks siis niimoodi nagu ootamise kung fu. Ehk siis samuraide salajane kannatlikkuse tehnika. Ootamisest vabanemine ei ole lihtsalt otsus. See on otses mõttes sisemine teekond, millel on oma sammud. Kõik algab hetkest, mil sa märkad endas ootamise kogemust või tunnet. Kui sa lõpetad selle tunde ignoreerimise või mahasurumise ja suunad sellele hoopis uudishimuliku ja heasoovliku tähelepanu, murs on ootamine, märkad seda, siis saad astunud esimese sammu. Seejärel tuleb täielikult aktsepteerida teadmatust, kogeda pinget, kahtlust ja hirmu, mis tekib, kui sa ei tea, mis on järgmine samm. Ja samas kardad ka ühtepidi, et äkki sa kunagi ei saagi seda teadma. Nüüd pärast seda tuleb kogeda oma kontrollivajadust, seda tungi sundida elu juhtuma enne, kui tegelikult on selge, mis on edasiliikumiseks vajalik. Järgmisena tuleb kogeda kontrolli puudumist ja koos sellega ka teatud abitust, võib-olla häbi, isegi süütunnet, kõike, mis tekib, kui sa enam ei juhi aktiivset protsessi. Ja lõpuks tuleb kogeda lootust ja ka lootusetust, läbida need tunded, kuni kõik vastupanud hajuvad ja tekib selline sisemine vaikus, mille sees ei ole enam eelistusi. Ja see ongi hetk, kui ootamine lakkab olemast pinge. Kui kõik, mis on täielikult vastu võetud, pole enam mitte midagi oodata. Ja siis tekib justkui rahu ja selles rahus ilmub teadmine, milline on järgmine samm. Sa oled seda ilmselt korduvalt ise kogenud. Osad ütlevad, et see on tao, teised, et see on elutee ja kolmandad, et see ongi tõe tahe. Nüüd üks oluline viis tulla ootusest rahusse on vastu võtta võimalus, et see, mida sa ootad, ei pruugi kunagi juhtuda. Aktsepteerida kaotust kohe ja totaalselt. Ootus on märk kahtlusest, et midagi ei juhtu.
seega kindel viis ootusest vabanemiseks on võtta endalt ära lootus, et asi üldse juhtub. Kogeda läbi kaotuse hirm sellisel määral, et oodatavalt asjalt kaoks ära tähtsus. Lasta justkui oma unistusel surra enne, kui see täitub. See on ülioluline, sest see vabastab unistuse kohustusest täituda ja võtab ära pinge ning hirmu, et see ei täitugi. Kui midagi nagunii ei juhtu, miks seda siis tahta? Või miks karta, et see ei juhtu? Kui elad nii, siis asjad võivad sinuga juhtuda, aga nad ei pea juhtuma. Kui sul ei ole vahet, mis saab, siis oledki sa vaba. Aga mida teha tundega, et ma ju nii väga tahan, et miski juhtuks? Vastus on sama, mis enne, siis kogega see tunne lõpuni. Alistu täielikult tahtmisele. Taha totaalselt, vaja meeleheitlikult, soovi ja ihka täielikult, kuni pinge taandub. Nii sa jõuad ajas kohta, kus õnn ja täidetus ei sõltu enam sellest, kas miski juhtub või mitte. Sa oled vastu võtnud ja aktsepteerinud kõik stsenaariumid ja nüüd saad sa kujutleda seda, mis sulle pähe tuleb. Mitte selleks, et ilma selleta ei saa või et sellega koos oleks parem, vaid sellepärast, et su rõõm tahab leida suuna, milles ennast teostada. Ma ei väida, et see on lihtne. Kui me lõpetame ootamise tuimestava loori kasutamise, siis me jääme alati silmitsi reaalsusega ja see ei pruugi olla ju meeldiv. Aga see on ainus koht, kus toimub tegelik muutus. Just sel põhjusel tahan veel kord rõhutada, et kogu selle protsessi juures on 2 võrdselt olulist komponenti. Esimene komponent on siis ootamise tunde märkamine. Siin on see tunne. Ja teine komponent, ülioluline, sama oluline, on ootamise tundele armastava, heasoovliku tähelepanu suunamine. Ei piisa ainult teadlikkusest, et sa ootad, sest sellesse võib kergesti libiseda kriitika. Mõte, et ootamine on viga või et sina ise ei ole ebapiisav. Aga ootamise tunne ei ole vaenlane. See on strateegia. Mõtle sellele nagu väikesele lapsele, kes kardab. Selle asemel, et teda hukka mõista, suuna talle seda, mida see väike laps kõige rohkem vajab. Hoolt, armastus, tähelepanu. Märka, et ootad ja siis too selle kõrvale armastuse kogemus. 2 asja koos. Nii sa rahustad hirmu, mis tekitas üldse ootamise vajaduse ning jõuad ajas rahusse või rahulikumasse kohta, milles sa saad teha seda, mida päriselt on õige ja vajalik teha. Seega, ma mõtlen selles nii. Parimad juhid ja väepealikud, olgu nad sõjatandril, ettevõtte juhtimises või iseenda sisemaailmas, ei rabele paaniliselt otsuseid tehes. Nad loovad endas pidevalt ruumi ja tingimusi, et õiged vastused saaksid ilmuda. Nad ei oota hirmuga, vaid lasevad teadmatusel olla, kuni see muutub selguseks. Lõpetuseks tahan öelda seda, mida ma ütlen iseendale. Ootamine on olnud minu kaaslane. See on olnud minu kilp, mu tuimesti, mu lootus ja mu hirm. See on hoidnud mind valude eest ja lükanud elu samal ajal ka pidevalt homsesse. See on lubanud mulle uskuda, et kusagil ees ootab täiuslik hetk, kus kõik on paigas ja midagi ei valuta ega ei tekita hirmu. Aga elu, ma olen aru saanud, ei oota. Elu juhtub kogu aeg, siin ja praegu, koos kõigi oma teadmata vastustega, segaduse, kahtluse ja iluga. Ja seetõttu ma ei pea enam ootama, et tunda end terviklikuna. Ma ei pea enam ootama, et julgeda, liikuda, teha, armastada, kaotada ja leida. IFS teraapias ütleksin ma nii. Ootamine. Aitäh sulle. Aitäh, et oled olnud olemas minu jaoks. Aitäh, et sa oled mind hoidnud. Aitäh, et sa oled mind kaitsenud. Aitäh, et sa oled mind toetanud. Ja nüüd, kallis ootamine, on aeg sul puhata. Nüüd on mina siin ja ma ei oota sult mitte midagi. Ja aitäh ka sulle, et sa mind kuulasid.
ole palun endaga võimalusel leebe. Isiksuse arengu teekond on nagu väga keeruline ja täis ootamatusi. Ja ma loodan nende vestlustega sind selleks paremini ette valmistada ja samas toetada, kui hetkedel, kui sa avastad end keset pimedat džunglit. Et sa siis nagu leiaksid, vau, aga mul on seljakott, kuhu keegi on kaasa pakkinud taskulambi, hulga patareisi ning teekaardi, mis viib sind tagasi kodukülla ja baasi. Ja ma loodan, et seal me sinuga kohtumegi. Aitäh sulle!